Siret Peergas, kui me viimast korda siin vist samas ruumis kaameras rääkisime, siis jäi minu poolt see positiivne lootus, et me räägime siin jälle ja nüüd ongi see käes. Oled tagasi volikogus? Ja, olen tagasi. Oli see sul ka alguses peale niisugune plaan, et natukene sätime tervist ja tuleme tagasi? Kindlasti, nagu ma kevadel ütlesin, siis sügisel, kui tervis paraneb, siis tulen kindlasti tagasi. Täna on esimene kord, kui olen volikogus ja väga rõõmsa meelega. Hakkame siis kohe teravamate küsimustega peale, et kas Riigikogusse kandideerimine tuleb? Praegusel hetkel ei. Kas see ei tähendab ei või tähendab ei ole otsustatud? Selles mõttes, et praegult olen ma tegelenud enda tervisega ja olen puht teadlikult tagandanud kõikidest kohustustest ennast, aga nüüd tänasest olen vaikselt tagasi tulemas ja siis saab otsustada ja vaadata, aga mina pigem arvan, et see ei saa võimalikuks. Täna jäi Paide üsna ootamatult ilma ka kiiret populaarsust kogunud linnapeast. Kas sa Eimar Veldre otsust saad ka kuidagi kommenteerida omalt poolt? Ja ma arvan, et Eimar Veldre on ise kõige parem inimene seda kommenteerima, aga suures pildis on mul kahju, et see nii läks, et 1 aasta ja juba oleks vaja valida juba 3. linnapead. Kas see on otsustatud, kes on järgmine linnapea? No praegult veel ei ole. Teeme 1 sammu korraga. Täna tuli lahkumisavaldus ja siis lepime koalitsioonis omavahel kokku, kes siis oleks parim kandidaat tulevikus. Siin volikogu saalis on täiesti mugavad toolid tegelikult, aga ma millegipärast arvan, et sinu ainus eesmärk siia tulles ei ole see, et kord kuus või natukene sagedamini mugava tooli peal istuda. Milliste plaanidega sa oled tulnud volikokku tagasi? Praegult kahjuks või õnneks paraku tõesti kord kuus ja siin mugava tooli peal. Aga Paide linna suhtes, mis on sinu mõtted praegu, mis on kõige olulisem? No kõige olulisem on see, et oleks stabiilsus, oleks linnapea, kes juhiks linna ja oleks selles mõttes ainuke linnapea, et me ei peaks vahetama neid linnapäid ega ka näiteks abilinnapäid nii tihedasti, nagu see praegu on olnud. See pall on inimest linna väravas. Millal me skoori näeme, millal me kuuleme uue linnapea nime? Ma ei ütleks ainult nii, et see on inimeste linna väravas, et on olemas ka teisi või 3. valikuvariante. Aga millal? Ma arvan, et hiljemalt 31. oktoober on see kindlasti teatavaks tehtud.